ja voilà! Tšau ja ilusat esmaspäeva teile! On esmaspäeva varahommik ja palun vabandust mu sellise näo pärast. Just täna otsustasin ma üles ärgata padi näos, et väga kaunis. Aga kuna paljud teist on tahtnud teada, et mida minu meigikott sisaldab, siis mõtlesingi, et filmin täna hommikul kiire video, kus ma sätin ennast koos teiega valmis ja saan teile siis samal ajal ka näidata, et mis minu meigikotis on. Ja lisaks muidugi meigi asjadele on mul siin ka hunnik pintsleid, nagu väike kunstnik on ju. Ma olen juba pikemat aega kasutanud L'Oreali Infallible 24H matte jumestuskreemi ja see on lihtsalt nii hea. Andke andeks, et ma kogu aeg sinna kõrvale vaatan, aga see on mul peegli asemel praegu. Ma teen tavaliselt sükest asja, et ma joonistan endale väikesed sõjamaalingud näkku ja siis hakkan seda siin laiali ajama siis. Pintsliks on mul Real Technique'i, mis see on siis, sculpting brush. See on mu kõige uuem pintsel ja see on lihtsalt nagu nii mega mõnus. Ma olen nagu täiega vaimustuses sellest. Ma isegi ei tea ausalt öeldes, kas see pintsel on mõeldud nagu jumestuskreemi peale kandmiseks. Aga mina seda selle jaoks kasutan, sest et mulle tundub, et sellega on kuidagi väga mõnus. Järgmisena joonistan ma endale pähe kulmud. Ja ma kasutan selleks Maybelline Master Brow Pro paletti. Siin on siis vaha, kulmuvärv ja siis see hele värv, mida siis siia kulmuluule kantakse vist. Aga ma alguses kasutasin seda vahaga natuke, aga viimasel ajal ei ole seda üldse kasutanud ja kasutan ainult seda kulmuvärvi. Ma ei ole selles suhtes olnud kunagi nagu suur kulmude joonistaja, et ma joonistaks endal need paksemaks või pikemaks, et sellepärast mulle meeldibki kasutada just seda kulmupuudrit, et ma saan lihtsalt ära täita need nagu augud, mis mul kulmudes on. Nii, on vist juba natuke parem küll või. Et kusjuures minu arust on päris tihti see, et kui sa teed endale ära põhja ja kulmud ja nii on juba päris hea. Et mina olen muidugi küll inimene, kes nagu ei oska ilma ripsmedušita kodust välja minna, aga see on juba nagu talutavam kui see, mis täiesti alguses oli. Nii, siis puuderdaks selle näo natukene ka matimaks ja selleks kasutan ma siis NYXi HD Studio Finishing Powder. Selline siis. Saan teile, kõik lendab õhku. Et igatahes selline siis. Nii, mis me siis järgmisena teeme? Ma panen siis ühesõnaga siia silmalaugudele Urban Decay Eyeshadow Primerit. Ehk siis, mis see eesti nimetus on? Ma ei teagi, primerit igatahes. Selle ajan ma siis tavaliselt laiali näpuga. Selleks võiks ilmselt ka kasutada mingit pintslit või midagi, aga mul on kuidagi tundunud, et näpuga on kõige mugavam. Nii, nüüd me peame välja mõtlema, mis värvi me siia silmalaugudele siis paneme. Väga palju kasutust on mul viimasel ajal leidnud need kaks NYXi lauvärvi siis. Üks on selline valge ja teine on siuke roosakas. Toonid Whipped Cream ja Cupcake. Ja siis ma olen kasutanud ka hästi palju seda Maybelline uut The Blushed Nudes paletti, kus on ka minu arust nagu väga palju ilusaid toone, et on vist näha ka, et päris korralikult on kasutatud seda. Mida teha? Ma vist kasutan seda valget NYXi oma kõigepealt ja siis vaatame edasi. Ja siis võtaks siit paletist, mis värvi võtaks? Võtame seda värvi siit ülevalt.
näete ju. Seda. Ja seda värvi panen ma siis siia äärde niimoodi. Niimoodi. Suht savilt. Ja siis mulle meeldib aeg-ajalt lisada silma sisenurkadesse natukene nii-öelda sära. Ehk siis ma kasutan selleks seda tooni siin. Siis me saame kohe edasi minna ripsmeduši juurde. Urban Decay Perversion pisikene ripsmeduš. Mul on tegelikult ka see nagu täissuuruses versioon olemas. Aga ma läksin ühe korra vist nädalavahetuseks Pärnusse ja ma mõtlesin, et ma pistan pisikese ripsmeduši endale kotti ja nüüd ma olengi seda pisikest kasutama jäänud. Ja teeme siis täna hommikul ka sellega. Ma panin nüüd jalaga statiivile korraks pihta, nii et kui pilt natukene muutus, siis sellepärast, et jah, ma suutsin siin liiga palju vehtima hakata. Kas teil on ka ripsmetel paremaid ja halvemaid päevi? Sest et mina näiteks tunnen, et mul täna on ripsmetel suht halb päev. Et vahest tuleb nagu nende värvimine kuidagi hästi lihtsalt välja ja nad jäävad nagu efektsed ja ilusad ja pikad ja tihedad. Aga täna on mul konkreetselt selline tunne, et nagu nendest ei saagi üldse asja. Mis seal ikka, jäävad selliseks nagu nad on. Ja järgmisena kasutan ma siis Urban Decay Naked Flushed paletti, mis on siis selline. See on nagu mega toode. Ja siin on siis bronzer, highlighter ja põsepuna. Ja siit kasutan ma siis hetkel seda bronzerit. Ja siis ma kasutan siit ka seda highlighterit. Ja panen seda endal siia huule peale. Natukene siia. Seejuures mul on alati tunne, et ma küll panen endale igasuguseid asju näkku, aga ma vist ei pane neid nagu piisavalt palju selleks, et nagu see ei paista väga välja. Panen bronzerit ja highlighterit ja põsepuna ja kõiki särki-värki ja siis tegelikult vaatan peeglisse ja nagu ma ise tean, et need on mul siin näos, aga need nagu välja ei paista. Ja siis kasutame ka seda NYXi Ombre Blushi. Mulle täiega meeldib see NYXi Ombre Blush, nagu see on nii ilus toode ja super. Nii et teeme siis põsed ka natukene rõõsaks. See on nagu suht pigmenteeritud toode, et seda ei pea nagu väga palju panema ja kohe ongi põsed rõõsad. Jäänud on veel huuled ja taaskord kasutan ma NYXi toodet, et nagu te aru saate, siis ma olen suht NYXi vaimustuses. See on siis Intense Butter Glass ja mis see toon on? Tres Leches. Whatever that means. Ja siis ongi jäänud veel ainult viimane liigutus ehk taaskord NYXi ja Matte Finish meigikinnitus sprei siis näkku lasta ja olengi valmis minema. Ja voilà, et te siis saite nüüd natuke targemaks, et mis minu meigikotis on. Ja muide see meigikott on lihtsalt nagu maailma kõige õigema loosungiga kott minu jaoks. Aga oleks tore teada, et millised on teie lemmikud meigibrändid ja mis on teie mõned äkki lemmikud meigitooted, mida te soovitaksite ka mul järgi katsetada, et andke kindlasti kommentaaridest teada. Igatahes ma loodan, et teil on olnud väga tore suvi ja et see läheb veel paremini edasi. Mina olen nagu ikka teiega siin iga esmaspäev ja kui sa ei ole veel seda kanalit tellinud, siis ära unusta all seda punast subscribe või tellinupukest vajutada. Kui video meeldis, pöiale püsti ja teie olge tublid nagu ikka ja näeme juba järgmisel esmaspäeval. Tšau! Kas ma teeksin sulle kalli, kui sa mind kuskil näeksid? Jaa! Tule astu ligi, räägime juttu, teeme kalli ja tõesti, ma ei hammusta, ma olen seda enne ka juba öelnud ja ma hea meelega jutustan ja kallistan teie kõigiga.